Tere tulemast! Ma tahan täna rääkida sellest, et miks on vahel nii raske otsust teha ja miks tundub, et asjad justkui seisavad, et kõik nagu seisab, midagi ei liigu edasi. Ja sa võid oma olukorra panna siia, kui see sind kõnetab. Mul oli hiljaaegu üks kohtumine ja selle põhiteema oligi just see, et miks remont edasi ei liigu. Ja see koht, kus me jõudsime, oligi just täpselt see, et see inimene ei olnud ise otsust ära teinud ja ta kuidagi niimoodi hõljus ja liugles ja oli nagu pigem siukses nagu laiali voolanud seisundis. Ja kui me vaatame üldse seda kõike lähemalt, et miks meil nagu midagi ei liigu või miks elu justkui seisab. Ja üks kiht ongi seal see, et me ei ole ära otsustanud, aga sügavamale minnes on seal alati mingisugune hirm, millele me ei ole nõus otsa vaatama. Ja siit tuleb kohe nagu nii palju küsimusi mul üles, et kuhu sa oled praegu juurdunud või millesse sa oled praegu oma juured jätnud. Ja ma tean, et ma ise just, kes teist teab, ma siin juunikuus kolisin Pärnust Raplasse ja esimene kuu oli päris keeruline, sest ma kuidagi tundsin ennast õhus ja ma ei tundnud ennast üldse nagu koduselt, ma ei tundnud ennast üldse nagu hästi siin. Hästi harjumatu oli ja ma olen harjunud teadma ennast sellisena, et ma kohanen hästi kiiresti, aga seekord oli teistsugune kogemus ja mul oli väga ebamugav ja ma sain aru, et ma olen täiesti nagu kuskil mujal, et ma ei ole üldse siin kohal ja ma ei tunneta nagu Raplat nii, nagu see päriselt on, et ma nagu silmadega näen ühte, aga ma ei taju mitte midagi. Ja sama oli nagu meie selle uue koduga siin ja minu partneriga ja ma olin kuidagi nagu, et mis nagu toimub ja kuigi ma olin füüsiliselt, see on nüüd huvitav siin, ma olin justkui füüsiliselt nagu otsustanud ja me ju kolisime ja me ju tegime, siis mina ei jõudnud järgi nagu. Ma olin veel Pärnus, ma elasin veel seal mändide all igatepidi. Ja kui nüüd natuke tagasi kerida, et kuidas ma selle korteri siin üldse nagu lõin ja sain, oli see tegelikkuses nägi välja niimoodi, et suht vara kevadest me juba otsisime omale kodu ja see oli ka väga huvitav. Ma siis avastasin, et ma nagu ei luba endale luksust ja ma ei olnud üldse vaadanud selle tähendust, et mis luksus minu jaoks on. No igatahes. Lihtsalt minu nagu eelnevad kodud on olnud sellised, nad on olnud ilusad ja hubased, aga ma olen alati tahtnud nagu sellist minu jaoks siis nagu luksuslikumat kodu. Ja ma ei lubanud endal seda isegi nagu välja öelda. Aga õnneks mu kõrval on selline inimene, kes on täiesti teistsuguse mineviku ja pere taustaga, kelle jaoks nagu see, mida tema tahab ja mida tema nagu nõus on minu jaoks nagu luksus või lihtsalt sellepärast, et ma ei olnud seda kunagi varem kogenud nagu. Ja temaga nagu rääkides ma sain aru, et see, mis ma tahan, on lihtsalt, see ongi lihtsalt minu nagu puhas tahe, sellega ei ole midagi valesti, lihtsalt mis seal oli see, et need vanad mustrid, vanad tõekspidamised, mis ma kuskilt olin õppinud, et ei tohi liiga palju tahta või hästi palju peab kuidagi vaeva nägema selleks või et sa pead ennem olema keegi, et siuke asi üldse välja teenida. No ühesõnaga jaburus täiesti. Oli üks imeilus laupäeva hommik ja ma istusin oma seal Männiku tänava kodu köögis ja jõin kohvi ja vaatasin aknast välja ja kirjutasin ja tekkis tunne nagu valjult välja öelda, mis ma tahan, just kodu suhtes. Ja ma ütlesin ka valjult välja, et selle, mille eest ma juba nagu väga tänulik olin, mida ma tollel hetkel seal kodus nagu kogesin. Ja ma olin nii tugevalt selle tunde sees, et ma nagu, see on kirjeldamatu, ma lihtsalt nagu südamest ja hingest nagu tundsin
seda, kuidas ma ennast oma uues kodus tahan tunda. Ja ma ei lükanud seda tunnet kuskile tulevikku, ma ei lükanud seda mitte kuskile, see oli minuga selles hetkes, see oli nagu tõde, nagu puhas imeilus tõde minu sees sellel hetkel. Ja pärast seda ma läksin oma päevaga edasi nii nagu ikka ja ma tahtsin minna poodi Paikusele ja läksin õue pesu korjama ja oli siuke tunne, et ma vaatan seda nagu äikesekaarti korraks, sest et taevas oli nagu jube kahtlane. Ja siis oligi kõmm käis kuskil kaugel, ma mõtlesin okei, et siit tuleb kohe mingi padukas peale, et ma lähen ootan selle nagu ära ja naudin seda toast. Ja läksin tuppa, istusin ja mõtlesin, et võtan selle rendini lahti, et vaata, mis seal on. Ja oligi see sama korter, see sama kodu, kus ma praegu elan. See tänane osa vist on ikka väga oluline, sest et mingi autoalarm on mind juba mingi 10 korda vahele seganud siia. Aga neid pilte vaadates ma tundsin, et see on see, kus me nagu kolime praegu. Ja praegu on see on see õige koht, kus me lähme. Ja ma kohe võtsin ühendust, mulle helistati tagasi ja long story short, järgmine päev oli leping allkirjastatud ja me olime käinud seda kohta vaatamas siin. Ja kui me siis juunis kolisime, kuidagi seadsime ennast sisse siia ja mul oli veel puhkus ja ma sain nagu täiega võtta selle kõik siin vastu ja olla ja praegugi ma istun siin selles tööruumis siin ja vaatan aknast välja ja see pilt on täpselt see, mis ma tahtsin ja mis ma tundsin. Ja ometigi selle esimese kuu jooksul ma nagu olin nii segaduses, ma olin leinas, mul oli kurb, ma kuidagi olin nii lahti ühendatud endast ja lihtsalt nii väga veider oli. Ja siis ma sain ratta uuesti, sest ma andsin oma vana ratta, müüsin oma vana ratta ära, ma lihtsalt tundsin, et oli aeg nagu mingid asjad ära anda ja maha müüa, millel oli mingi mälestus mu jaoks. Ja rattaga oli sama teema. Ja ma sain siin uue ratta ja ma käisin rattaga sõitmas ja see ratta saamine oli ka sedasi, et ma nagu igatsesin vabadust ja mõtlesin okei, et aga kuidas see nagu vabadus minu jaoks nagu praegu välja näeb. Ja see nägigi välja sellisena, et mul on ratas ja ma saan rattaga sõitu minna, millal iganes ma tahan. Nii, sain ratta ja siis ma kuidagi tundsin, et okei, et ma hakkan nagu kohale tulema ja ma teen neid asju, mis ma tahan teha ja mul on see vabadus, mis ma tahan teha ja hakkasin kuidagi harjuma siin uues kodus ja sain ka aru, et see kõik siin on see tulemus. Ma otsustasin oma tahtest, oma hingest, et see on see emotsioon, mis ma tahan kogeda, aga ma pidin andma ära ja nii-öelda ohverdama selleks, mis on muidugi nii suur ja õudne sõna, aga teatud mõttes see lein oli see koht, kus ma tundsin, et ma pean ohverdama need mälestused ja selle versiooni endast, kes ma olin Pärnus, sest teda enam ei ole. Ja ma võtsingi endale ühe selle päeva, kus ma puhastasin oma välja, ikka nii sügavuti, et niitide puhastusi tegin, sõpruseid puhastasin ja lasin lahti. Iseenda selle vana versiooni lasin lõplikult lahti, lasin tal minna. Pärnust tõmbasin juured välja. Ja ma saingi aru, et see, ma tundsin ennast nagu selles kohas, et ma olen just nagu kolinud ja ma nagu astusin sellesse uude peatükki, kuhu ma päris kaua olin tahtnud astuda, aga miks mulle tundub, et kõik seisab? Miks mulle nagu tundub, et mitte midagi ei liigu, et ma olen nagu nii laiali ja täiesti niimoodi, et ma ei ole üldse siin. Ja see oligi sellepärast, et ma ei olnud andnud seda vana versiooni endast vabaks. Ma püüdsin teda sobitada siia uude. Ja see aeg, kui ma veel nii-öelda olin selles
loomise protsessis, ehk siis ma olin teadlikult selles emotsionaalses seisundis, kes ma siis tulevikus tahtsin olla, et kuidas ta oma elu elab ja mis ta teeb ja kõik selline, eks ju. Kui ma seda emotsiooni veel praktiseerisin, siis ma ju teadsin tollel hetkel, mida see tähendab minu jaoks. See tähendab, et just need vanad versioonid ja kõik see tuleb lahti lasta. Ja nüüd, kui see jõudis nagu päriselt kätte, siis tuli need emotsioonid ka päriselt nagu läbi kogeda. Ehk siis see lein, see kurbus, kõik. Ja need sõprussuhted ka, mis ma nagu lahti lasin sellisel kujul, nagu nad olid olnud, ma tunnen seda kurbust vahepeal siiani, sest et mul hetkel ei ole veel siin nagu selliseid sõprussidemeid, kellega igapäevaselt suhelda ja niimoodi, ma väga igatsen seda. Ja ma tean, et keegi ei keela mul nagu Pärnu sõpradega suhelda, kuid ma saan aru, et see dünaamika on muutunud ja ma saan aru, et mul on vaja lasta sellel natukene nagu lihtsalt olla ja mitte sellega kohe midagi teha. See on omaette teema täiesti. Aga nüüd ma elan päriselt läbi seda, mis tähendab, eks ju, et sa oled tahtnud midagi uut, aga selleks peab olema ruumi ja selleks tuleb see vana lahti lasta. Ehk siis ma tegelikult olin juba otsustanud, kuid nüüd see otsus tuli päriselt kätte ja kohale. Ta tegigi seda, mida ta tegi, mis tööd ta tegema pidi, ehk siis ta tegi endale ruumi ja see segadus ja see justkui nagu hõljumise olek näitaski mulle seda, et kuule, sa ei ole siin, sa ei ole kohal selles, mida sa oled otsustanud. Ja siin ongi see küsimus, eks ju, sinu jaoks ka, et kui sa tunned, et miski su elus nagu on paigal või ta ei liigu nii, nagu sa tahad, et see liiguks, siis kus sa päriselt nagu istutanud oled ennast, kus sa oma juurtega nagu päriselt praegu oled. Ja mis on see otsus, mis sul on vaja teha nagu päriselt, et enda energeetilist seisundit ja enda füüsilist seisundit ja reaalsust nagu päriselt ka muuta. Et mitte midagi ei saa väljapool ennem liikuma hakata, kui meie seest ei tule see impulss, kui meie seest ei tule see tahe, kui meie seest ei tule see otsus. Et kui me ka endas kahtleme, siis tegelikkuses tuleb vaadata selle kahtluse sisse, et mis seal on, et kas ma nagu pole siis enda jaoks tõest otsust teinud, et kas minu otsus on siis mõjutatud kellegi teise soovist või tahtest või mingist välisest tingimusest või millestki, kuhu ma püüan enda otsust siis sobituda. Et see on ka nagu faktor. Et kui jälle see autoalarm, kellegi lööb ikka päris mingit alarmi elus, mingi asi, jah. Ja miks nii raske on otsust teha, ongi see, et me mõtleme tagajärgedele. Me mõtleme, mida see teistele tähendab, mida see meile tähendab, mida ma selle eest ohverdama pean, mida ma selle eest andma pean, mis muutuseid see minu jaoks tähendab. Et me ei julge teha neid elumuutvaid otsuseid, sest et see tõmbab meid ju täiesti sealt mugavustsoonist välja, nagu täielikult ju. See tõmbab meid ju täielikku teadmatusse, sest me tahame midagi uut enamasti ju, eks ju. Et kui me otsustame midagi, siis ma ei usu, et me keegi otsustame mingit kordust kogu aeg luua teadlikult. Et ikkagi me otsustame ju kogeda midagi uut. Ja see vastuvõtt, mis mul oli, mis tänast episoodi inspireeris, mulle nii meeldis seal nagu näha seda reaalajas nihet, mis inimesest toimus, kui ta sai aru, et ta ootab välist kinnitust enda otsuse jaoks. Et samamoodi tegelikult otsus oli juba tehtud, aga mis ebamugavusi see otsus üles tõi, sellega ei olnud arvestanud. Ja mul on endal seda nii palju olnud, et sa teed täie jõuga, nagu sisemise jõu ja väega teed selle otsuse ja mõtled, et yes. Aga siis, kui see nagu päriselt kätte tuleb, siis mõtled, oih, ma ei tea, kas ma ikka saan, ma ei tea, kas ma ikka jaksan, kas ma ikka jõuan. Et kui sul oli see vägi
seda otsust teha, siis tegelikkuses sul on see vägi ka nii-öelda lõpuni välja minna sellega, et kui see asi sul lõpuks siin füüsilises reaalsuses maandub, siis sul on see jõud ja vägi, et see nagu päriselt ka ära teha. Nii et jah, asjad seisavad tihtipeale sellepärast, et meie tähelepanu viia nendele asjadele, mis takistavad selle uue reaalsuse sündi. Sest iga kord, kui me mingi otsuse teeme, me sünnitamegi nii-öelda selle uue reaalsuse enda jaoks. Nii et mis on sinu jaoks täna see üks otsus, mida sa võib-olla kardad vastu võtta või ebamugav on vastu võtta, et mida see tähendab su jaoks, et milliseid muutuseid see nagu tähendab su jaoks, kas see tähendab mingite piiride seadmist, kas see tähendab mingisuguseid sügavaid vestlusi kellegiga, kas see tähendab äkki lihtsalt seda, et aeg on iseendale nagu päriselt otsa vaadata ja tunnistada, et mingi toimimise viis enam ei toimi ja aeg on uus valida. Et jah, siukseid lihtsaid otsuseid, et mida ma täna söön või mida ma täna selga panen, tead, ausalt öeldes, kui sa oled laiali, siis isegi raske on neid otsuseid teha nagu. Et jah, see on ka nagu täiega see vahepealne olek. Kui sa oled kahe maailma vahepeal, kus sa isegi ei oska midagi süüa, aga midagi selga panna. Nii et ma võtan oma sõnad tagasi, ka seda on vahel raske valida. Nii et jaa, vasta kas oma päevikus nendele küsimustele või võid ka siin kommentaariumis jagada, et kunagi ei tea, mida see teistes võib avardada või mingit aha-momenti tekitada, nii et vähkat otsuse tegemist. Ja nagu ikka, siis videokirjeldusest leiad need võimalused minuga kohtumiseks. Siin on 3 varianti. Esimene oleks energiapai, mis on selline mõnus tunnikene iseendale, kus ma jagan sinuga muusikat, mida ma intuitiivselt meile välja valin. Ja see on selline energiatöö kaugseanss, kus tuleb, ma ütleks, et see kogemused, mida ma nagu kordumas näen, on see, et kõigepealt on siuke väike raputus ja siis on siuke energiapai. Et sealt kindlasti tuleb välja just see, mis hetkel peab tulema, aga nagu alati enda sessioonide puhul ma annan sulle ka nõu ja juhatust, et kuidas siit hetkest edasi minna. Siis teine variant kohtumiseks on selguse sessioon, mis toimub Tallinnas 1 majas ja no need ruumid, kui sa oled seal majas käinud, siis sa tead, kuidas need ruumid nagu energiatööd toetavad, see on lihtsalt nagu maagiline. Ja selles sessioonis me lähme ikka väga sügavuti mingi teemaga, mis sul praegu võib-olla segane on või lahendamist vajab. Et see on koht, kus sa päriselt otsa vaata millegile ja see muutus ka päriselt teha. See on selline sügavam töö ja kohalolu, need on mega olulised ruumid. Siis sügisest nüüd alustame uuesti avardumise grupitööga ja sellele registreerimine hetkel käib. Sinna on ruumi 7 inimesele ja tahan selle grupi hoida siukse mõnusalt väikse ja kes eelmine aasta käisid, siis need teavad, et see ei ole üldse juhuslik, kui sa valid sinna ruumi tulla, sest et isegi kui on nagu täiesti erinevad elud ja teemad teiste kaasosalistega, siis sealt alati põimub läbi mingisugune ühine tarkuse tera ja see on lihtsalt nagu mind-blowingly maagiline, kuidas see ruum ka töötab ja kuidas me seal üksteist toetame. Ja selle ruumi point on see, et sa õpid ise paremini energiaid lugema ja oma intuitsiooni kuulama ja kaartidega töö muidugi. Et see, mida sa siin kanalil näed ja see, kuidas mina kaartidega töötan, see on see koht, kus ma seda edasi annan. Nii et e-mail on all videokirjelduses, läbi selle saad minuga ühendust ja saame juba näha ühes või teises või 3. ruumis, nii et kohtumiseni.